Kaua sa raadios oled töötanud? See on väga hea küsimus. Ja kui ma lisan kõik aastad kokku, siis ma julgen öelda, et enam kui 20 aastat. 20 aastat. Ehk siis Sky Plussi algusaastatest oled juba minu ajalugu raadioga algab veidi lokaalsemast paigast nimega Saaremaa, kus ma ise pärit olen. Seal on selline asi nagu Kadi raadio. Siiamaani töötab ja seal on eetris siiamaani ka minu mõni sisse loetud jingle või kõll. Nii et selles mõttes kõik on korras. Ja sealt ma alustasin vaikselt tasahilju enam-vähem 5 aastat seal ja nüüd siis juba pea 16 aastat siin Tallinnas raadios Sky Plus. No, mis juhtub näiteks siis, kui elekter ära kaob? Ka selle vastu on meil olemas oma abivahendid, aga ühel hetkel muidugi saab meie jõud siin raadiomajas konkreetselt otsa, aga me oleme lahendanud ka selle niipidi, et meil on, kuna raadio levib ikkagi mastide vahendusel veel täna, siis ütleme niimoodi, et back-upid on olemas ka nende kohtade peal. Et jällegi, et kuulaja väga harva taipab või saab aru, et siin on midagi teistmoodi kui peaks. No aga kui palju siis umbes raadiost elekter ära võib minna, et kui tihti ette juhtub? Ma arvan, et sul läheb kodus tihedamini elekter ära kui raadios. Ehk siis tegelikult seda väga harva juhtub, aga selliste asjade vastu oleme me suhteliselt kaitsetud ja see on üks põhiline asi, see energiaressurss, eks ju. Aga jah, tõesti, me oleme selle vastu ja me suudame sellele vastu pidada päris mitu head tundi, aga seejärel siis juba läheb asi mastidesse ja loomulikult samal ajal käibki tohutu lahendamine, nii et tegelikult sellist asja ei tohikski juhtuda. Palju sa arvad, kas raadiol on veel tulevikku, kas ta kestab veel aastakümneid või on ta vaikselt suremas tänu internetile, YouTube'ile, stream-teenustele, et kaua raadiol iga veel on? Raadio muutub, nii nagu ka televisioon muutub. Raadio arvatavasti ära ei kao, sest keegi ei viitsi ju juhtmetega kunagi tegeleda. Eks ju, et selles mõttes raadio jääb kui meelelahutusvormina, aga raadios sisu muutub. Ja see on see asi, eks ju, et muusika kõrvale peab ikkagi jõudma ka midagi muud, midagi sellist väärtuslikku, mis inimesele läheb korda, on see siis see sisu uudis või siis ka näiteks materjal, mida sa näiteks YouTube'ist ei leia, et selles mõttes raadio peab suutma ennast teha põnevaks või põnevamaks ja seejärel ka raadio kestab. Kas on ka mõni nõuanne meie kallile kooliraadio siis meeskonnale? Loomulikult tuleb kuulata raadiot esiteks nagu, et siis on aru saada, mis see raadio on ja seejärel võib-olla tekivad endal ka ideed, mida raadio sees paremaks muuta. Et see on see sama asi, et võib-olla tasub raadiot kuulates, ütleme koolis olles esitada küsimus, et mis siit puudu jäi. Ja kui sa tunned, et sul on palju vastuseid ja ideid ja ettepanekuid, siis neid ei tasugi endale jätta. Sellepärast, et väike start-up ja mõtlemine, ütleme selle eel, see tulebki ainult kasuks ka raadiosse pürgival noorel inimesel. Aitäh teile, härra Vaido, väga meeldiv oli teiega suhelda. Palun ja me kohtume veel. Kindlasti.